Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Raha. Eelmise nädala saate. Tegelikult on, jätkame sealt, kus pooleli jääb. Ja tegelikult on, ma kuskilt kuulsin, et esimene sekund videost määrab ära, kas videot vaadatakse või vaadata. Kui sa kogu aeg ütled tere hommikust või tere esmaspäeva vaata, siis vaatad, et see on see sama möla. Tegelikult me ajame siin ägedat juttu ja meil ükskord, kui me rääkisime Hispaania kinnisvarast, siis meil jäi nii palju küsimusi veel õhku ja nii palju asju rääkimata, on ju, Rainer? Meil jäi nii positiivne mulje, et seal on nagu elu on nagu roosiaed, kolid Hispaaniasse, mitte midagi halba ei juhtu, jube turvaline kõik ja siis meil oli saates küll ainult Toomas ja ta on neil täna ka, et siis südametunnistuse piinad tabas, et Toomast, et ta tahtis öelda, et ei ole midagi, et ta peab meid ikka kaitsma ka, kui me kinnisvara ostame või ütleme siis, et tuleb ikkagi valida, et kõik ei ole nii ja kuidagi nii, et tere, et tutvusta nendele, kes eelmist saadet ei julgenud vaadata, et ennast. Mina Toomas ja kaua aega juba seal? See on, ma olen kuskil juba 7 aasta jookse, kus ma teatud piirkondades seal siis ida ja ootame seal Kirre kagu ja kagu piirkonnas natuke nagu tegelen konsultantina ja olen ennem sedagi käinud Hispaanias, Põhja-Hispaanias, mis on tegelik Hispaania ehk Madridist ülespoole. Mis on Hispaanias vahet konsultandil ja maakleril? Aga ma ei oskagi öelda sellepärast, et ma ei ole maakler. Ma ei pea müüma, Kumb rohkem raha? Maakler peab müüma, konsultant ei pea müüma. Mina toon välja avalikult plussid, miinused, nähes, nagu öeldakse, pildil, mis on alati väga kehvad seal saitidel, olgu need brittide või hispaanlaste firmad või belglaste, seal on neid, ütleme, et rahvaste paabel on koos tervest maailmast, siis on see tõesti ka kirju, nagu ma olen ikka alati öelnud, et Hispaania on üks suur lapitekk ja ta on igas alas, nagu öeldakse, igas, nimetame siis kas või piirkonniti nii erinev, et sa sõidad juba 10-15 kilomeetrit, seal on teine Hispaania ja märkamatult võib-olla ka teine provints, kui sa vaata, et näiteks et on välja toodud, tegelikult öeldakse autonoomne piirkond, aga ma kasutan ka rohkem sellist meil rahvusvahelist sõnu nagu provints. Palju Hispaania muutunud on võrreldes, ütleme sellega, et on vahepeal siin sõda maailmas alganud? Väga palju ja selle kohta võime öelda ka ilma kohta. Tegelikult, sest see Hispaania, ütleme, mis oli aastal 2019, et ei ole enam päris tõesti endine, sest nii poliitiline olukord vastasseis seal endal, ütleme, peaministri, kes on sotsiaaldemokraat, need seadused pluss muutused kinnisvaras pluss sõda, millega on nagu suurenenud kuritegevus ja me tegelikult ei tohi unustada ka, sest tundub, et Hispaania ilmas on hoopis mingi tsükkel käsil, mis on seotud sellised märgid nagu üleujutused, tornaadod. See on see, mida nagu praegu ma saan aru, et see nagu kuidas seda öeldakse, alternatiivmeedia niimoodi, et põhimeedia üldse ei räägi sellest, et seal Portugalis ja Hispaanias praegusel ajal on tohutud nagu ilmastikuprobleemid. Nii ka ju nüüd väga see on sinu jaoks, see minu jaoks ei ole, aga tegelikult oli seal, mis oli huvitav asi, mis Toomas ütles, oli see, et mis ma algul panin tähele, et 2 asja, üks, millest me ei peagi rääkima, oli see, et ütles, et maaklerid on erinevaid, aga ka võib-olla, kas või mitte halvas mõttes, aga õnneks ei toonud erinevuste all välja eestlasi, et eestlasi saab ikkagi suures piiris usaldada, eks ole. Ja ärme seda suuremas osas. Just, aga ärme sellest räägi. Aga oota, ma küsin ära, et mulle meeldis see mõttesega, et konsultant toob välja nii-öelda head kui ka halvad, et ta nagu nii-öelda konsulteerib, mitte ei müü. Et mulle see nüanss meeldis ja nüüd, kui sa rääkisid üle ujutustest ja maakler ainult müüb.
no nii, ja müüti, aga ta peab alles püsima ju. makler teenib müügi pealt, aga konsultant teenib niikuinii. No see siis, no jääb müü. Aga minu küsi. Aga küsimus on nagu selles, et me räägime, et lihtsalt, et kui täna ongi vaja konsulteerida, et vaatan igasugused need üleujutused ja asjad, et maa väriseb ja maalihked ja asjad, ehk siis see ehitus, et vaatab väljast ilus maja, aga sina ilmselt tead, et seal on, et kuna võib-olla on tehtud või midagi, räägi sellest, et just tahtsin su viimasest sõnast lausest kinni võtta, et ehitus ja maa värinab. Sest tegelikult see, ütleme, need maavärinad, need ju miljonite aastate taha ulatuvad need põhjused, sest nagu te teate, Aafrika eraldus suurest mandrist ehk Hispaania jäi seal, kus ta on ja Aafrika liikus allapoole. Ehk see tähendab, et kogu Vahemeri on teatud täis laamasi ehk laamad, mitte need ei ole need loomad, vaid on põhjas, mere põhjas olevad siis liikuvad nii-öelda mere aluspind, kus maa liigub ja tekitabki laineid ja tekitab maavärinaid ja mis on tulnud üks viimane selles mõttes uudis, kus teadlased on avastanud maa liikumise muide Andaluusias ehk kuskil kolmnurk Sevilla, Granada, Marbella, Malaga, Fuengirola ja kõik tähendab, ütleme Andaluusia teatud, ütleme selline saab ringi ümber tõmmata, kus ongi maapind on pidevas liikumisest ja need tormid, mis praegu viimasel ajal, need on 5 nimetust, ma ei teagi, neid enam ei olegi meelde. See peaks nime või, Kalle, Vello ja Ülle. Ja mida iganes, et ja naiste nimesi, aga need on niivõrd, ütleme, et nad toovad kaasa lund, toovad torme, mis sõna otseses mõttes kogu rannapromenaadid, kus kohvikutega, mitte maatasa, aga lõhuvad no niivõrd meeletult ära. Loomulikult riik maksab ja ta on arvestanud sellega juba, et neid oli päris see eelarve, tuli leida kusagil seal ikka miljardeid ja puutumata tegelikult, ütleme isegi Valencia, rääkimata Sitsiilia ja praeguses momendis Portugal loomulikult, sest ta on samamoodi seal ja Gibraltar, tähendab, kõik on pihta saada, sest seal on ju sellised tuuled, kui tulevad need tormid, mis see aasta on, ütlen ausalt öelda, põlegi tähele pannud, et niivõrd tugevad, et isegi, ütleme niimoodi, tormid uhuvad kaldale valalisi. Surnud valalisi. No näed, see on päris kohutav, on ju ühest küljest sa tõid välja ka hea asja, et valitsus ehitab uued promenaadid, et mis on nagu positiivne selle jama juures, et tehakse vähemasti korda, eks, sest turistama muideks üllatavalt, ütleme, et promenaadi siis Hispaanias päris kiiresti rannad tehakse korda järgmistel päevadel, aga kuna nüüd on teatud piirkondades olnud see tornaadod, tormid, kraadid on, ütleme, vaata, et nullilähedased, sest isegi Malagas on tulnud lund maha ja see on tavaline, ütleme niimoodi, et sinna, mida sa lähed rohkem mandri sisepoole seal mägedes, see on juba täiesti tavaline, aga selline külm talv nagu praegu on, ütleme, et isegi 0, miinustes päris pole keegi arvestanud, aga 1, 2, 3, 4 kraadi öösel. Aga ütleme, nüüd on niimoodi, et on juba on taastunud, et eks ma tean Costa Blanca ja Costa Calida, tähendab Costa Blanca teatud osa ja Costa Calida, siis seal on nagu taastunud juba ilm soojemaks läinud, üks päev oli isegi 23-24, nüüd viimane mul info, et järjest ka 20 ja järgmine nädal lubas 24, aga nüüd me oleme nagu selle nii-öelda keskmise kuulaja, kes võib Hispaaniasse kinnisvara osta ei jõua, oleme nii-öelda tuju ära tõstnud, et seal on külm ja seal on nagu halb. On ja, aga nüüd selles mõttes sellega nagu hästi, et olge rõõmsad, et kui te ei saa endale osta kinnisvara Hispaaniasse, aga nüüd teine asi, et kui ma tulen nüüd ostma, et mul on nüüd see, ütleme, kerge maavärina hirm ja halva ilmailm, et on külm, et kui ma nüüd tulen ja küsin sinu käest, et konsulteeri mind palun, et kas ma saan ennast kuidagi selle jama eest kaitsta? Kas on mingid seadused või mingid, ma ei tea, ilma eest kaitsta või maavärina näiteks või maalihke või? Ja, ma ei tea, kas ta nüüd päris force majeure see maavärin
see tooli püsti jääks nagu, et ma saan aru, et Jaapani majad jäävad ju püsti maaväri. Nii, aga nüüd me tulemegi selle juurde, et aastal 2002 tegelikult anti välja uus seadusandlus ehituste kohta, kas põhimõtteliselt majad peavad ehitatama postide otsa ja misle on veel parem, on see, et vundament, ütleme, mitte vundament, vaid kus nii-öelda kaevatakse, kuidas seda kutsutakse, selline kaevis, et ütleme, kus pannakse kas postid ja seal viiakse ka juba torustik kõik paika ja siis näiteks 2004-2005 täideti need kõik betooniga. Nii et kui sa tahad, kui sul on kuskil muidugi, aga sellest on ta vee ja maavärina kindel. Aga kõik peavad nii tegema, sa ütled, et seadus on, eks ju? Ja 2002, nii et kõik, mis ma ütlen, et kui inimesed on tahtnud osta sellist maju nagu 1980 või 70, arvestage sellega, et kui ikka kõvam sadu tuleb, et see maja liikuma ei lähe kuhugi suunas, sest siis kasutati ainult nii-öelda kas lindvundamente, eks ole, et kindlustus. Ei, no kindlustus kindlasti ei, minul on samamoodi, näiteks mul on bungalo on kindlustatud ja maksan kuskil 23 eurot natuke peale iga kuu ja noh, nüüd ütleme niimoodi, et eks see ongi kuskilt ruutmeetri peale pluss see, et kui sa tahad veel eraldi mööbliga kindlustada, seal vaadatakse seda nii-öelda kinnisvara hinda ja vastavalt sellele pangad teevad sulle pakkumise ja sellepärast ma olen ka nüüd teatud panga ainult võtnud, et ma tean, seal on kindlustus, seal on võimalik laenu võtta, kui on võimalik isegi non-residendil, no see läheb juba infoks kätte, aga hirmsad asja veel jõuame rääkida või? Ei, me jõuame, et meil on nagu võtame pool aega nagu sellest kvaridest. Ma korra mõtlesin, et lihtsalt täiesti, et meil on Eestis, noh, ma ei tea, kas on Eesti muinasjutt, et on hunt ja siis 3 põrsakast, eks ju. Hunt tuleb ja puhub õlest maja ära, aga seal on, ma ei tea, mis hunt raputab. Seal on teistmoodi. Seal on teised probleemid ja et majad on kõik kivist, ma saan aru. Ongi, kõik on kivist. Noh, kõik öeltlevad ka jälle see punane kivi, aga ta on kõige soodsam. Ma mõtlengi, et ma olen ka öelnud eestlastele, et kui on mingi uus arendus, laske panna soojendus kas väljapoole või sissepoole ja muidugi üks asi ka põrandaküte. Ja me eestlased ju virised, me soomlased, norrakatel, rootslastel, see on tavaline. Ja nüüd on võimalik ka põrandakütte, isegi ma olen, ütleme niimoodi, et selgitan seda põrandakütte vajadust oma Hispaania partneritele. Need ei ole tavapärane, et ei kööta üldse. Ei, no ongi, kas on seesama, kas on kamin, põhiline on kamin, või siis on seesama, nagu öeldakse, mitte soojapuhurid, aga pannakse kliima, külm sooja, ja muidugi, mis on alati ka soovita, mida selle tehtal loomulikult tuleb sundventilatsioon teha ikkagi ilusad augud seintesse. See ei ole tavaline ka neil. Nad nagu eriti ka sellest palju ei tea iseenesest, et kahjuks see nii on. Aga nüüd see ilmastik, ma sain aru, et see kindlustus ikkagi nagu katab, et kui tuleb vihma sajab, maalihe tuleb ja sinu vana maja uutakse ära. Aga see algul hinnatakse loomulikult ära see maja maksumus üldse ja kõiksugu riskivõimalused. Sest see on teada piirkonniti, see on, ütleme, et kindlustusfirmadel ja pankadel see teada ja nad arvestavad sellega, loomulikult. Aga no ütleme, et nagu siin meil paljud eestlased tahavad ka mitte 100 000-ga, vaid ütleme isegi 10-20 000-ga, no 30 000-ga müügil 50 000-ga, ma isegi ei soovita selle pole vaadata, et neil keegi vist ostis küll Portugali kandist üks teletegelane, aga ütlen ka niimoodi, et ega siis sul peavad väga head töömehed, kes teevad pooltasuta. Sest ega see odav lõbu ei ole mõtet taastada seda, mis on iseenesest juba kokku varisemist väärt. No arusaadav, aga mul on õnnestunud ka teha mõned kinnisvaratehingud hispaanlastega näiteks, kes on ostnud Eestisse kinnisvara. Ja meil oli jutuks väga põnev teema siin Tartu lähedal, tollel ajal uputused olid, et nii-öelda, et oli vundamendid läksid vett täis ja terve elurejoon uppus ja oli selline probleem ja hispaanlased naersid natuke, ütlesid, et meil tehti 4000 elanikuga elurejoon ja vett ei ole üldse mitte. Ei kraanis ega kuskil. Kas see on ka nagu päris probleem või see oli lihtsalt üks juhus? No ma ühe korra teema natukene, kui sa juba puudutasid, kui ütlesid, et hispaanlased tulid siia, siis tegelikult seal on ka omad põhjused. Ja suuremalt praegu on see, et noortel
tööpuudus ja see protsent on väga kõrge, see on 25–30. Nii, et kui meie nagu pisikesed eestlased ja lääne-eurooplased läheme sinna, siis sealt on liikumine lääne suunas ehk Saksamaa ja midagi sellist, eks ole, sest esiteks vahepeal on ka läinud paljudele, et liiga kuum on muidugi teatud piirkonnad, see on, aga lihtsalt tööpuudus, sest Hispaanias nad tööd ei saa. See on väga raske ja aga kuidas selle veega on, et vett tuleb kraanist? Ütleme nii, et ma toon ühe asja nagu võrdluseks, et mida ma nüüd hiljuti sain ka teada, et kuidas Itaalias on, aga et umbes, et 2000 liitrit antakse sulle, vot siin on sinu maja, täidad kas basseini või nii suur krunt võid kasutada ainult. Aga Hispaanias on sellise piirkonnad, eriti suurlinnad, ongi probleemid, eriti kui on väga soe suvi, ütleme näiteks Murcia provintsis ei ole sellist probleemi ole, sest see tuleb isegi sul telefonile teade, et veega on probleemid sel aastal, aga mina ütlen, minul sellist halba kogemust ei ole, aga ma tean, et teatud kohtades, ma olen nüüd käinud ka ringi klientidega, tähendab näitamas nii-öelda vanemad maju, et kas seal on sees vesi või siis on neil suured basseinid tehtud, kus ühesõnaga hoitakse vihmavett, mis on nagu kastmiseks või siis tuuakse, eks ole, tünnidesse ja siis ütleme, seal ei pruugi ka elektrit olla, isegi majades, aga nüüd on, eks ole, meil uus, õnneks on jõudnud ka Hispaaniasse päikesepargid, eks ole, et päikesepaneelide pargid ja samamoodi solar nii-öelda neid paneele isegi eramajadele pannakse nii, et see enam ei ole enam selline probleem, aga no vesi peaks olema tsentraalselt, aga siin Murcia provintsis küsimus on selles, miks ei ole veeprobleeme. Seal on hästi palju vee töötlemisjaamu ehk merevett Magest töötaks. Täpselt ja Murcias on neid Hispaanias 1 ruutkilomeetri kohta, ütleme niimoodi, et kõige rohkem ja sellepärast ei ole ka seda probleemi. See on hea, et muret ei ole. Mina praegu hakkasin mõtlema, et sa ütlesid, et Hispaania noortel näed, seal pole tööd, aga samas niisugused Eesti võib-olla, mitte esirikkurid, vaid kes ostavad suvila, vaid võib-olla mõned lihtsamad inimesed tahaksid elada soojal maal, aga nemad ei jõua Hispaanias osta, et kas mingi selline võimalus on, et näiteks Valgamaal on vanem perekond, tema tahaks kolida Hispaaniasse ja Hispaanias siis jällegi noored tuleks Valgamaal, et kas eestlased muide vahetavad, ega muide see ongi rahvusvaheline tava. Aha. Paljudes riikides ongi olemas sellised saidid, kus, et kuule, mul on, kas tahad tulla jõuludeks Eestisse? Aga mina tahan hoopis tulla Hispaaniasse. Aga üldse ma ei mõtle nagu korraks, ma mõtlen nagu finito, igavesti, tööle siia, mina tulen sinu majja, siis mõtled ümber mingi, kui jälle proovid jälle leida teisipidi tehingut, eks ole, et seda pigem ei ole täna keegi pole niimoodi teinud. Ei ole, ütleme, et Eesti-poolset on küll, ma olen vaatanud, et mitte survet, või sellist on suurenenud küll, kuidas inimesed tahavad Hispaaniasse peredega. Just. Ei, mina ütlen nii, et see on minu probleem, aga ma kohati ei saa sellest aru, sellepärast, et esiteks, aru ma lõplikult saan, aga ma ütlengi, et see on väga raske teekond. Sest see on teekond erinev täiesti kultuur, lõunamaa kultuur, mis on see taust kõik, ütleme, ajalooliselt hoopis teine, siis meie, ütleme, need kannatused, selles mõttes kannatused, et kogu see dokumentatsioon ja see bürokraatia on niivõrd pikk, aga mina oma töödes nii-öelda konsulteerimistega ma olengi viinud selle bürokraatia niivõrd miinimumiga, et ütleme 5 tunniga on võimalik ka maja paberit korda ajada Hispaania kontekstis. Nagu sina aitad küll selle pere saada, et selles mõttes, et me oleme õige konsultant, ega siis ei ole nagu hullu. Aga mina praegu mõtlen niimoodi, et me oleme nüüd rääkinud tehnilist ja asjadest, aga meie enne Toomasega rääkisime kuritegevust ja seal on nagu meie teised ohud ka, eks ju. Et võib-olla peaks ka sellest natuke rääkima, ma ei tea, ja ma nüüd niimoodi muidugi jõhkrant, aga lihtsalt, et jätame midagi, et on näha, et Toomas teab nii palju. Ei. Aga siis sa pead otse küsima, et tahan minna, mitte me siin saates anname lihtsalt väike maitse suu, eks ole. Eks ju? Me see kuritegevust tahtsime enne rääkida. Räägime, kus on näiteks ohtlik.
kus sul, kus sa saad, otsekohani, kus saab peksa? Peksa saad, võid rannas ka saada, eks ole, noh, tõsi, öösiti või mida iganes, et ütleme, kui sa seal ulgud, ütleme niimoodi, nii ikka me ei saa ühtegi riiki vaadata, aga selge on see, suurlinnad. Barcelona, Madrid, ise teate, Prantsusmaa, Pariis. Aga Barcelona kohta räägitakse küll, et seal vihatakse kohe turisti, et see on tulnud sellest, et ütleme niimoodi, et see veepuudus, kõik need asjad, et see on sama, saarte peal samamoodi, Baleari saartel, Ibiza ei lasta enam ju laevu ligi ööseks möllama rahvast sinna, vaid nad möllavad, ütleme, diskoteekides, sellist asja enam ei ole, et on suured peod, kus terve rahvas tuli laevade, kruiisilaevade pealt, aga neil ei lubata isegi päris niimoodi randuda, et ma mõtlen just nimelt öisel ajal ja päeval ikka ringi hulkuda, aga ütleme, see taskuvargus, ega see on nii igapäevane ja sellepärast ma olen ka alati öelnud inimestele, kellele ma olen ka öelnud, et palun ärge telefoni pange laua peale, sest siis tuleb keegi kelner ja paneb siis oma menüü, nagu öeldakse. Sellised juhtumid on küll ja muide ja kotid siia, nagu öeldakse, kõrvale, et sa ei saa seda nii-öelda ise siin muretsema praegu, et sa oled ka Hispaaniast. No nii, seda ma arvasid. Ei tõsise poole. Ei, see on tõsised. Mul on meeles, kui ma käisin 1984 käisin Prantsusmaal, siis Nõukogude Liidu saatkonnas öeldigi, et hoidke kõik kotid kõhu peal. Siis juba. Ja noh, ütlemegi nii, et suurlinnades, mis on näha, kus on ka muideks sellised turismimagnetid. Seal on kohe näha. Seal on omad inimesed, kes, nimetame neid siis omad. Neil on oma töö. Aga te ei ole ju kohalikud. Need on kõik, aga suuremas osa on ikka sisse sõitud. Marokolasi on hästi palju, ütleme nii, et neid riike võib palju ritta seada, mida iganes, aga neid on näha kohe, kuna ma, ütleme nii, et olen ka teatud inimestega rääkinud, et kuidas need asjad siis veel seal käivad, siis mul ongi selge, et nii kui vaadatakse, kui autost kuskilt või välja tuled ja sõna otseses mõttes hakkad liikuma, siis hakkavad ka mingisugused liikumised pihta. Sind jälgitakse ja ma olen isegi teinud niimoodi. Päris kohutav ja selles mõttes, et mina ka ütlen, minu kogemus, mina olen elus mindud välisreisil ühe korra on röövitud mind ja see oli muidugi Hispaanias. Et kus kaigis? No see oli küll asumaa nimega Tenerife saar, aga see on Hispaania. Aga see on Hispaania? Ja, absoluutselt Hispaania, eks ole. Aga tegelikult ma tahtsin seda, et ütleme, et ikkagi, kui ma nüüd, ma saan aru, et see ei ole levinud, et mina olen seal Valgamaal oma perega, ja kolid sinda, Hispaanias kolib minu asemele, mul on lapsed ka. Kas, kui turvaline, kui sa võrdad nagu Eestiga, et kas need lapsi seal siis nagu peab Aga koolides on ju niimoodi, et Hispaania koolides, kui ma ei eksi, et sisuliselt pead lapsi viima ja tooma koolis, kui ta saab 12 aastat. 12 aasta vanus. Pead. See on turvalas. Jaa, pead ja talle vastu minna tooma, viima. Ühe eelmise saate külaline oli tema, oli koer ja siis oli seal Hispaanias, me nägime üks lasteaed, oli lasteaia ümber, oli selline nagu vanglates see käär, kus koerad jooksid sees. Et jah, see on nagu tavaline. Jaa. Et kaitsa. See ongi turvalisus, sest ma olin üllatunud. Kidnappingud on ju, ütleme, Tais ja Filipiinidel ja teatud piirkonnades on see tavaline. Ja see laste vargused, nagu see, mis siin nüüd poleemikat tekkis ju mitukümmend aastat, mis juhtus küll vist Portugalis vist oli seal, kuidas üks tüdruk on kadunud siiamaani, Briti pere, eks ole, et igasugused, aga ma räägin, need asjad on olemas, aga need ei pruugi ju meiega juhtuda, aga mitte olla valmis selleks, vaid et mitte anda võimalusi, kes sind jälgivad teatud situatsioonides, mida iganes, sest meie, kui tavainimene, kes läheb sinna puhkama, oleme nii või teisiti krediitkaart.
ei no ma saan aru, aga tal on inimene krediitkaart, kellel on raha taskus. ei no arusaadav, aga minu küsimus ikkagi, kui ma tulen nüüd ikkagi siin perega, eks ole, et ilmselt see igas piirkonnas, et turismi, kui sa piir, seal on rohkem, aga on ikkagi ka selline, ma ei tea, Lasnamäe või no okei, sinna sa ei lähe, aga selline piirkond, kus kohas ei ole nii ohtlik, kas nii on, see on erinev, eks ole? Ei, eriti, ütleme, kus ohtlik ei ole, räägime, ongi sellised, mis on turvalised urbanisatsioonid. Ehk kas nad on ühistud, ütleme niimoodi, et ja missugune rahvuste paabel seal on, et kas on lääne-eurooplasi ja noh, ega praegu ongi niimoodi tänu sõjale, et kui ma saate alguse rääkisime, et mis on sõda teinud. Just seda võiks täitsa veel korda. Nii, ja ma nüüd ütlengi, et on olemas Costa Blanca üks lõunas on olemas üks piirkond põhimõtteliselt ja ma ütlen ka seda iseenesest välja ongi muutunud nagu Lasnamäeks. Ja see on Torrevieja. Vene poed, Vene kogukonnad. Ukraina poed, kohvikud, juuksurid, kõik, sest Hispaania riik ju andis, nagu öeldakse, pakkus otseses mõttes Ukrainale katust. Ja nüüd ta pikendas seda veel vist 1 aasta ja nüüd tuli uus seadus, kus tahetakse arvele võtta kõik, nagu öeldakse, kas põgenikud või siis illegaalid, et aasta anda neile võimalus ja neid loetakse kas kusagil 500 000 või 500 000 immigranti, kes on, nagu öeldakse, mustalt Hispaania, et võetakse arvele, üritatakse neid tööd leida või mida iganes. Mis selle taga on, ei oska ma midagi öelda, ma umbes arvan, aga vähemalt, et kui vaja, siis saata nad välja ka ükskord. Aga ega need, ei no kui ta saab juba ikkagi kodanikuks, siis nad hakkavad kelama. Aga talle antaksegi veel aasta aega võimalust, nagu praegugi ukrainlastele pikendati, kas oli 2027, kui ma ei eksi, pikendati seda aega, nagu öeldakse, ülemineku aega, et kui sa ikkagi tööd ja midagi ei leia, siis ole hea, et mine oma riiki tagasi või saad valiku, kas sa lähed Poola. Noh, Poolas on ka neil juba probleeme, eks ole, ma tean Poola riigis, et noh. Nagu Ameerika, kõigi unistuste maa, seal on Hiina linnad, eks ole, Brighton Beachi venelaste, nii-öelda erinevad linnaosad, see kõik nagu teeb, kas Hispaanias ole niimoodi, et siin on ukrainlaste linnaosa ja see hoopis kuidagi paremaks elu või noh, pigem nagu mitte. Ütleme niimoodi, et kuna tegelikult Hispaanias on tänu sõja algusest ja on tulnud ka neid immigrante hästi palju ja vaat siin ma ühe küll huvitava momendi, mis on uudistest teatud mõttes ka läbi jooksnud, aga sellest jälle suurelt ei räägita, on näiteks Andaluusia Almeria piirkond, Almeria linn ja selle piirkond, kus on hästi palju tulnud, tähendab, tuuakse laevadega, no ütleme suurte kiirlaevadega ja mis on väga kiired, et isegi tsiviilguardia ei saa neid kätte, siis visatakse, nagu öeldakse, need, kes see laevade peal on vette, et nüüd olete selle maksnud raha ja nüüd minge põgenega kas upute või ei. Et teatud piirkonnad on tulnud, kui ennem oli nagu Gibraltar, siis on nagu piirkonnad on selles mõttes muutunud see, kus ja muidugi ja see Almeria piirkond on ka, mis on nüüd on eriti palju ja millest jälle palju muidugi ei räägita, on narkootikumid. Ehk kiirpaatidega narkootikumid visatakse merre ja siis läheb X aegadel minnakse järgi. Aga noh, see on ka jälle ütleme niimoodi, et haid ei ole enam meres, vaid on pilves. Jah. Et või nüüd Timbitsa lähed. Et lähed haid. Ei no vedele muidugi nalja, aga ma saan aru, et no liitluskiblad on, aga see ongi tõsise probleem, et nüüd nagu piirkonnid, sest noh, ütleme niimoodi, et on ju palju jahtisi, nagu me teame, on kätte saadud bulgaarlaste jahte, luksusjahte, kui nad sealt Gibraltari kandist ja püüdsid ligineda, nagu öeldakse, et no see on niisugune tavapärane asi, aga nüüd on nagu piirkonnad muutunud, kui see oligi kõik see Malagad, Marbeiad ja mida iganes, eks seal ka midagi toimub, aga nüüd on huvitav, on tulnud Almeria ja muide Almeraga, kui me räägime veel Almerast ehk Andaluusia, sealt hakkabki, ütleme, et Andaluusia, siis sealt natuke 180-200 kilomeetrit allapoole hakkavadki Malaga ja samamoodi maavärinad jälle. Ja neid maanihkeid on niivõrd palju, muide isegi Sitsiilias,
ma ei tea, ega meil ei räägita minu arust seda, ma ei ole tähele pannud. Meil ei räägita üldse katastroofidest, mis see on tõesti, ütleme sel aastal. Ei, see ei ole nüüd midagi, ma räägin veel kord, ta loomulikult on tsükke, kindlasti ütleme, nad ütlevadki, kas 50 või 100 aastat tagasi oli midagi analoogset. Et see ei ole midagi enneolematut. Aga ega sa ei vaatad Hispaania uudis ka räägid, et meil on maru külm siin praegu. Oli ju, ja see külmab, ebatavaline pidi olema, ebatavaline külm, jaa. Minu arust on ka ebatavaline. No, sinu jaoks niikuinii. Et selles mõttes see, et küsimus on, et kas see maalihked ja see on nagu niisugune, kas inimesi sureb ka seal nende asjade tõttu või? No ütleme nii, et üks päästetöötaja mitte väidetavalt oligi statistiliselt vist uppus nüüd päästmistel küll Andaluusias. Aga mitte massiliselt inimesi. Aga nüüd me ongi, kui me juba räägime, et vaata rongi õnnetustest. Hispaanias olid mingid rongi. Ja neid oli järjest. Ja nüüd kõigest ta ei räägi, vaid on pandud tänases päevas kinni päris mitmed liinid. Sest lihtsalt maanihked on nii suured ja muide minu nagu mitte kogemus, vaid lihtsalt arvamus selle analüüs selle asja kohta oli ka, et need tekkisid, sest siis algasid need esimesed tormid. Ja siis tulid need õnnetused, sest liiprid olid juba vaikselt paigast ära, kuskilt sealt nihkunud, mida iganes. Ja mina mõtlen näiteks teades, kuidas Soomes on kõigil rööbastel on andurid juures ja kohe antakse sulle signaal, et kas seda ei olnud, aga kiirrong, kui sul tuleb ikka 300 kilomeetrit tunnis, no sorry, mis sealt siis järgi jääd, eks ole. Aga see ongi, et ütleme teatud mõttes natuke nagu verine aasta, aga see on ka muutunud, ütleme kuritegevuste käekirjad on muutunud, neid on hästi palju ja mis on ka teine asi, mis meil on ka samamoodi vaesus. On suurenenud vaesus, sest ei saa neid riik abistada kõiki inimesi ja eriti palju, kui need on neid sõjapõgenikke ja samamoodi, kes sealt tuleb sealt siis Aafrika mandrilt, mida iganes X rahvustest, ega need ei sulandu, vaid need tulevadki sellistesse gängidesse ja mida ja oma kambad ja isegi muide teatud turismi piirkondades on öösiti hakatud täheldama selliste gängide nagu liikumisi, kellelt kas pekstakse läbi või siis võetakse kuldketid kaelast ära ja mida iganes, aga kuna hästi palju on ka kaameraid üleval majadel, siis ütleme niimoodi, et tasapisi saadakse kätte neid küll, aga noh, see on muutunud probleemiks ja tõsiseks probleemiks turvalisus. Siiski, piisavalt, et no ütleme nii, et ega ma võin ka öelda kohe näite siis tuua, mis minuga ükskord juhtus. Ja põnev kuulda. Ei, see oli üks selline linn nagu San Javier ja mul abikaasa läks, seal on üks suur kaubanduskeskus ja mina tavaliselt siis, et käisin ühe asja vaatamas ära, mehed on ju head kliendid, et nad teavad konkreetselt, mida nad tahavad. Ja mul oligi 10 minutit, kuni autosse tagasi, aga vaatasin, et üks auto oli hästi kõrvale parkid. Ja niimoodi, et ma läksin kogemata tema vastu selle tähendab peegli vastu, see oli ka teipide juba kinni pannud ja siis vaatan taha, et ahaa, 2 marokolast. Ja siis ma küsisingi, et kas on midagi juhtunud, kas on probleem või? Jah, et 50 eurot. Mõtlesin, mille eest? Mõtlesin, et aga siis on teil suur probleem. Ja politsei oli seal samas ligidal. Aga ma saingi neid niimoodi mitte maha raust öeldki, et mehed, et kui nüüd midagi juhtub, arvestame sellega. Et niisama lihtsalt see asi ei lõppe, et te näete ise ju, mis kapsas sõna otsas mõttes, ta ripub teipide otsas. Aga see on nagu meil 90-ndate. Ja see käib siiamaani, sest teatud piirkondades, näiteks ütleme seal San Javieris ongi hästi palju, on araablasi. Ja seal neil on jälle omalaadsed kuritegevused ja kus näiteks ütleme, et tullakse niimoodi sulle, andke siia allkiri, et see on mingisugune, ütleme, heategevusüritus nii ja naa. Ei pea midagi maksa. Ja, ei, andke ikkagi mingi raha ja tead, kus sa seda raha ei saa, siis juhtub see, et sa lähed kuskil kaubanduskeskusse, mida iganes, triip on sul külje peal pärast. Mis see triip või? No auto võetakse. Et nad maksavad nii-öelda kätte. Ja
ja kõik see, mis on seal kaubanduskeskustes teatud kohtades ongi, et mustlased käivad nii-öelda kerjamas, tegelikult on neil kallid autod ja kallid autod ja ilusad majad, et ei ole selles mõttes probleem. No mustlaste teema on ka tegelikult üks Hispaania probleem, mis palju ei räägita. Aga väidetavalt on neid, see ongi, et kuna Hispaania ei too välja sellist eraldi päris rahvuste protsente, siis neid arvatakse olevat kuskil ligi 1 miljon. Aga nad teevad ka seal tööd. Näed, nüüd ma tulin iseseisvalt teise teema juurde. Ei, ega meil on üks osa. meil ongi täna nagu see, et eks me peame veel, meil on nagu lühikesed saated, me peame veel, räägi veel see mustast asja ära ja siis me peame selleks positiivseks veel pöörama. Ja. Aga jätame ühe saate lõppu nagu negatiivne saade, mis on juba eriti halvast. Ei, kui nagu kokku võtta, mitte nagu selles mõttes, et negatiivne, vaid pigem, et ettevaatlikult peaks ka ju ikka teatud asjadega olema ja Toomas räägib. Ei, minu pigem on see, et mida mina nagu mõtlen, et Toomas tegelikult teab, et kui ma lähen nüüd sinna Hispaaniasse ostma midagi, Toomas ütleb, et kuidas nagu on ja ma saan aru, et sa ka pärast, kui ma nüüd selgub, et ma kõike sa ei jõua ära rääkida, eks ole, et ostsin sinna mingisse piirkonda nüüd selle. Ei, mina ütlen selles mõttes kohe ära, et kas on positiivne või negatiivne ja mis seal ligidal kohe. Ja ma ütlengi, et ma olen olnud isegi selline konsultant, ma ei luba osta inimesed. No vaat see, ma nüüd sulle, et miks sa ei luba? Ütleme niimoodi, et me korra jäime selle mustlaste juurde, räägin selle ära, et kõik küsivad, et mustlast, et algul ma sain teada, et millega nad siis tegelevad siin. Jah, maasikaid kasvatavad. Aga siis tuli välja, et kanepikasvatus ja narkootikumid. Sellest nad elavad, sest nemad on, ütleme niimoodi, täiesti, venekeelne on sõna pohhistid kõigis asjades, ja marokolased ka samamoodi. Mul ju auto seisis, kaugelt nägin, auto seisis, ma olin nootari juures. Ja ma panin juusis auto nii kehva kohta, et lihtsalt oma Volkswagen Golfiga vist aastas 2002 või 2003 lihtsalt sõitis, kuulsin väikseid kriginad niimoodi, et mul ei olnud mõtet isegi joosta sinna ja rääkida, sest siis oleks kohe kohale kutsutud terve jõuk marokolasi, aga värvin need uksed ära, ei ole mingi küsimus, et see on ka nagu mul endal juhtunud oma silmaga, sest seal on suva kõigil, sul on näiteks, sa paned parklasse heasse kohta ka auto, sa võid tagasi tulla, eriti kaubanduskeskuses, minul on ka seal juba mitu aastat autot, siis ütleme kõik pampersid, eest tagad nurgad, need on. No sa pead arvestama, aga ma saan aru, et kas ma saan siis üldse nagu, ma tahan ikkagi Hispaaniasse tulla. Väiksed autod. Et pean valima õige auto, eks ole. Odav auto. Ja sa sulandud. Mul üks tuttav tuli S-klassi Mersuga, Mercedesega. Siis ma vaatasin talle tükk aega otsa, mul ei olnud sõnu, ma mõtlesin, vaid küsisin niimoodi, et retooriliselt, et mitu kriimu sul on. Selle kohta töötas päris palju. Ja ta sai aru, et see auto tuleb tagasi viia Eestisse. Tubli. Kriim näitab, et see on hea auto. Jah, ei, sa sulanduti, sest seal kriimuvaba autosi on väga vähe. Sõna otses. Sannine, see on ära kriimuvabas, et see on Üür-Ankal on siuke liiklus, et anna minna ja kriime pole üldse. Jaa, kõik sõidavad lasmasist autod. Ei Indias on ka ju, see on, mina näiteks ei julgenud mopeedigi võtta, sest ma tahan elus olla. Asja kokku, just nii. Et mina sain aru, et konsultant on nagu ostjamaakler. Ei, nagu selles võttes. Ei, nüüd sa avasid, ma saan, et maakler on midagi muud, konsultant peab püüma, ma ütlengi veel kord. Minul on vastupidi, et leida lõppkokkuvõttes see õige, sest esiteks ta peab meeldima, aga kui ma vigu tean, ma tean selle piirkonna miinuseid, kes seal näiteks ütleme, et seal on mustlased on ligidal, kuigi neil on ilusad majad ja sellest ei ole aru saada. Ma mõtlesegi seda, et kui ma tahan kuskile midagi osta, siis ostja palkab endale konsultandi ja konsultant otsib talle, kus tal nagu just ostja ja teda teed. Aga maakleri võtab müüa. Bändi, võib-olla ma ei lähe, sellepärast
mina võtaks, võib-olla võtaks pigem, et noh, ega siin on ka hea konsultant, halb konsultant. Meil on Toomas, eks ole, kes on, võta hea konsultant nagu Toomas, kes ütleb sulle ausalt ära, kus on halb. Ehk siis Toomas on ostja poolel. No. Ma olen ostja poolel. Ostja poolel. Mina olen arvan, sa tõe ja õiguse poolel ikkagi. Ja, no see ka veel lisaks, aga no ostja poolel, ostjad on igasugused, olgem ausad, et oma soovidega ja kriteeriumitega, aga mina toon neid 2 jalaga maa peale. Täpselt. Aga võtame kokku. Nii, oota, see oli üks, meil 2 asja veel, et nii, mis veel? Et Toomas teab asju. Toomas teab asju ja... Ma tean nii palju ja väljendan ennast nii palju, kui ma tean ja palju mul on know-how'd, sest selle 6 aasta jooksul ma ütlengi, et mul on siin nimekiri pikk peaaegu kõigest saime rääkida, see selleks, aga see on tõde, millest ei räägita palju ja mida ma olen ka inimestele välja öelnud, et Lasnamäele ma ei luba teile osta, sest neil on kõige parem teada. Täpselt, ma paralleelid Eestist, et Elva, Tallinn, Lasnamäe. Ja lihtne. Teiseks, ikkagi, kui Hispaania võtta Toosega ühendust. Ja mul tuli 3. asi, ma ei tea, võib-olla see on 4. Mul tuli 4. ka. Tule 4, ma ütlen 3. ära. Et 3. Vaata, kuidas oli, et ei maksa võib-olla, et osa eestlasi on maru kadedad, et keegi läks Hispaanias. Võib-olla ei peakski alati kade olema, et jah. Aga see on valikute küsimus ja tegelikult. Ei, kade ei tasu nii olla, et on ka seal või no oska. Ütlen ausalt, ma ei tea. Mõned inimesed on kadedad, et näiteks, et noh, ei maksa ka olla nagu selles mõttes kade, et kurjendajad nagu paras sulle eestlasime, see ei ole see või see kriimuvärk. Ja mis see 4. oli? 4 on nagu Õnne 13 Johannes ütles, et alati on kusagil parem kui kusagil mujal. Täpselt. See oli nagu see 3, aga kuidagi nagu niimoodi läbi lille. Läbi lille. Alati on aga ma teeksin veel ühe huvitava kokkuvõtte selles mõttes selles ka piltikus, miks need asjad on juhtunud. Ma ei räägi looduslikest teemadest, vaid kogu see kuritegevus ja kõik, sest linnad on ülerahvastatud tänu sõdadele, tänu põgenevatele aafriklastele, mida iganes seal Marokost või mida iganes, see on süvenenud, sest nende riikide vaesus on suurenenud. Ja see ongi, ja see toobki juurde, et nad peavad millestki elatuma. Ja siis hispaanlased hakkavad ise põgenema Saksamaale oma kord. Hispaanlased hakkavad põgenema või siia lähemale, eks ole. Ja see on ka nagu meie majandusele noor hispaanlane. Protsess muide on, ega ei säivitunud. Ega noor hispaanlane on nüüd öökas, ega ta käed jalad küljes nagu eestlasel. Nagu ikka, nagu kõnki. Aga väga suures pildis ikkagi, kui sa natuke nüüd tuli hirm peale, siis Toomas on kätte saadav, nii et... Ja ma arvan, et teeme veel ühe saate. Jah, mingi hetk veel. Sest jälle ikka jäi midagi veel õhku. Ja küll ta tuleb jälle Eestisse. Küll ta tuleb, siis võtame, ta tuleb, et ma saan aru, et ta nüüd läheb varsti jälle ära sinna Hispaaniasse. Noh, tööd. Mitte tööd vaja. Mina Sille teen otse reportaaže sealt. Just. Oi, kuule, see on hea mõte. Ja. Siis suve sealt päikseterassilt. Ja. Nii, Rainer, kuidas teil seal läheb -20? No kui sa ütled, kinni ära. Ja ütled, minu jaoks oli veel positiivne noot, mis mulle meeldib, mina soojal maal puhkamas ja arvasta käia, et Hispaanias saab lund, seda oli väga meeldiv kuulda. Nii et see aasta eriti ja viimased aastad ka iseenesest ja noh, ütleme nii, et vihma tuleb ka. Aga sellest kõige hullemast vihmast ja tormist me ei jõudnudki veel rääkida, sest mida ma olen ka ise üle elanud. Seda räägib järgmine kui jah. Aga head sõbrad, aitäh kuulavast vaatavast järgmisel esmaspäeval jälle ja aitäh, Toomas, et tulid. Tänud teilegi. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.